selline nähtus, et Chrome'iga Google'i enda asi ei tööta, näitab sellist musta latakat. Seega tuleb selle jaoks täna kasutada Firefoxi, vähemalt siin masinas. Nii, kuhu me siin nende andmetüüpidega jõudsime esialgse massiivini välja vist, jah? Oleme läbi vaadanud kuni klasside ja objektideni välja ja klasside ja objektide kohta tegime 3 näidet. Seega see osa peaks nüüd olema selge. Nüüd vaatame edasi sellist andmetüüpi nagu array, mis ei ole päris see array, mida me siiamaani vaatasime, aga see, mida me nüüd hakkame vaatama, on päris array, päris massiiv, päris reastus. See, mis on JavaScripti sisse ehitatud, sinna on pandud sellised meetodid nagu push ja pop, mis on stacki meetodid, aga ma ei tea, kas me sinnani üldse välja jõuame, sest me ei pea neid andmestruktuure selle teema raames nii väga lahkama, pigem algoritme. Ja selleks, et me saaksime otsingu algoritme vaadelda, peaks massiiv olema täitsa selge. Niisiis massiiv. Siin selles samas failis, mis on siis algoritmid, tehnoloogiat programmeerimine, on mõningad näited massiivide kohta toodud. Niisiis, igas massiivis on 2 omadust. On andmed ja iga andme kohta on positsioon, mida nimetatakse indeksiks. See on siis metaandmed ehk andmed andmete kohta. Ja tavaliselt esimene positsioon on 0. Ja kui massiivis on mingi arv element, näiteks n, siis viimane positsioon on n-1. Praegu siin on 3 elementi sees, seega viimane positsioon on 2. Ja size ehk siis omadus array on 3. Või antud juhul on siin 3. Ja siin allpool on mõningad näited, me siin püüdsime eelmisel neljapäeval ja reedel genereerida mõningad näited. Selgus, et ostude nimekiri ei ole tüüpiline massiiv. Kui sul on paber ja pliiats ja sinna on kirjutatud loetelu nendest asjadest, mis sa poest tahad osta, siis seal on üks probleem, sa ei saa sinna nimekirja vahele midagi lisada ja sa eemaldada saad, kui sa tõmbad maha aga ta jääb seal ikka sinna alles, nii et see ostude nimekiri ei sobinud. Järgmine näide oli turniirimängijate nimekiri, reastatud siis vastavalt tugevusele või oskustele. Ja see juba toimis ja seal sai ka vahetada, et näiteks see keegi Razer Infiltration võitis Chris Tatarjani ja siis sai see nimekiri ära muudetud. Aga muide massiividel on veel see omadus, et osad on fikseeritud suurusega ja osad on dünaamilise suurusega. Kui ma õigesti mäletan, siis Javas tuli massiivi konstrueerides määrata maksimum suurus. JavaScriptis ja PHPs seda teha võimalik ei ole. MySQLis ja MariaDBs on sellised andmetüübid nagu char ja varchar, milles siis char kujutab endast sõnet, aga sõne ongi massiiv, mis koosneb sümbolitest, nagu me nägime siin enne, string koosneb karakteridest. Siis char ja varchari vahe on selles, et chari puhul luuakse täpselt nii palju mälukohti, kui siia sulgudesse kirjutame, antud juhul 5. Igal juhul varchari puhul on see 5 maksimum suurus ja siin on näited kõrval, näiteks on kala, siis mis sellest, et kala on kõigest 4 märki, chari puhul ikkagi kasutatakse kõik need 5 ära. Varchari puhul aga kasutatakse ainult 4 ära. Juba on 3 märki ja on ka varchari puhul ainult 3 kasutatakse ära, chari puhul kõik 5 ja puhul ka kõik 5. Kuigi on ainult 2 märki tegelikult olemas. Ja siin tuleb vastavalt olukorrale siis otsustada, et millist kasutada. Kui me tahame mälu suhtes
optimeerida, siis tasub kasutada varchar'i, kui aga kiiruse suhtes, siis char'i. Sest char'i puhul ei ole vaja arvutada välja, palju siit tegelikult neid karaktere sees on. Aga varchar'i puhul on see arvutus vaja teha. Aga kui meil on väikesed andmekogused, siis ei oma see erilist tähtsust, et tasub pigem kasutada varchar'i, dünaamilist massiivi. Aga kui andmemassiivid lähevad hästi suureks, miljardid andmekirjad, siis on äkki char parem. Ja eriti on char siis, kui me teame näiteks mingisugune kood, mis sisaldabki alati konkreetse arvu märke, telefoninumbri pikkuse ja sellist. Ja need on siis näited, et see turniirimängijate nimekiri on dünaamiline. Sellepärast, et kui liitub uus mängija, siis me saame selle siia nimekirja lisada. Siis neljapäeval genereeriti ka selline näide nagu telekanalid. Aga telekanalid on fikseeritud. Ma ei tea, kas kellelgi on veel täna teler, minul enam ei ole aastaid juba, aga kunagi oli päris lahe määrata ära, et milline kanal, millise tunnuse all edaspidi siis on, et kui puldi pealt valida näiteks 23, et mis seal, milline kanal siis tuleb. Ja see kanalite arv oli piiratud, näiteks võimaldati kuni 50 kanalit seadistada ja kui neid kanaleid tegelikult oli rohkem, siis asendamise puhul tuli lihtsalt mingisugune kanal asendada. Selles näites siin on 7 positsiooni üldse võimalikud ja kui me tahame näiteks TV3 panna, siis me peame millegi asemele panema, näiteks Lolo TV asemele. Ma ei tea, mis see Lolo TV on, aga MM16 õpilased teadsid sellist kanalit. Retseptid. Koostisosad. Dünaamiline, me saame siia vahele lisada neid, kui ta on elektrooniline list. Me saame ka kustutada. Siis muud näited. Näiteks raamaturiiul. Kui sul on vertikaalselt raamatud üksteise kõrval ja sa tahad sinna mingi uue raamatu panna, siis sa nihutad kõik need raamatud, mis sellest paremale jäävad, selle ühe raamatu võrra paremale, teed ruumi. Ja kui sa tahad mingi raamatu vahelt ära võtta, siis nihutad neid tagasi. Tüüpiline massiiv, dünaamiline, et sa saad sinna lisada neid raamatuid nii palju, kui sinna mahub. Siis külmik on see vastu fikseeritud massiiv, sest me ei saa sinna sahtleid lisada juurde ja me ei saa neid ka sealt ära võtta. Sahtlite arv jääb samaks, aga me saame sahtlite sisu asendada. Plaadistend, mõeldud on siis CD-plaate, DVD-de jaoks ja Blu-ray diskide jaoks. Taas fikseeritud, sest me ei saa sinna neid juurde panna. See on, kas on 20 positsiooni või 10 või 15 või palju kuskil on. Ja siin on toodud nüüd üks plaadistendi näide, kus on massiiv, mis koosneb omakorda alamassiividest. Üldiselt massiivi me saame panna ükskõik millist tüüpi andmeid, mitte nii nagu stringi puhul, et ainult karaktere. Aga kui tegemist on tüübikeelega, siis need andmed peavad kõik määratud tüüpi olema ühte tüüpi siis. Aga JavaScript ja PHP ei ole tüübikeeled, seal me võime kombineerida erinevaid tüüpi väärtuseid andmemassiivi. Siin on plaadistendil 3 plaati. Meie mees, Shaggy ja Põhja-Tallinn. Ja kõrval on välja toodud, millised palad seal plaatide peal on. Vastavalt positsioonist, esimene positsioon näitab ära plaadi positsiooni ja teine positsioon näitab ära, mitmes lugu see plaadil on. Näiteks Moskva on esimese plaadi teine lugu või siis That Love on teise plaadi 3. lugu. Ja niimoodi me saame neid massiive lõputult edasi kasvatada, neid tasemeid ka massiivide sees. Et kui lihtsalt plaadistend ilma lugudeta on ühemõõtmeline massiiv, siis koos lugudega on kahemõõtmeline. See on siis nagu tabel. Ja kui me teeme 3-mõõtmelise, siis tuleb veel 3. telg juurde. Kui on 4-mõõtmeline, siis tuleb veel 4. telg juurde, siis on juba keeruline seda ette kujutada, kuhu me selle punkti paneme. Et kus see lõikumispunkt on nende 4 telje oma. Siis arvati, et tunniplaan koos kontakttundidega on ka massiiv. Jah, tõepoolest on. Ainult, et antud juhul ta on esimene tase pigem nagu fikseeritud, nädalapäevi meil siin rohkem ei ole kui need 5.
ja kontakttunnid siis on näidatud, et millisel päeval mitmes tund, milline on sarnaselt siis eelmisele näitele. Püüan nüüd ise mõelda, et milline näide veel võiks olla, kas siis päris elust või arvutielust massiiv, ükskõik kas siis fikseeritud suurusega või dünaamilise suurusega. Midagi sellist, mida siin veel kirjas ei ole. No tuleb kellegi pähe mingid näiteid. Et nagu kiirkõitja. Näiteks mõned teevad sellised planeerimis kiirkõitjad, et mul on erinevad kategooriad. Oletame siis õppeainet. On ta fixed või dynamic? Dünaamiline, kui sul on terve selle 2 või 3 aastat õppeaastat kokku, sul on midagi ainult jah. Ja siia kirja selle kiirkõitjadis. No siin on selle kohta ei olegi mõtet isegi näidisandmeid sisse praegu panna. Ja sellises kohas nagu tutorials.com on üks selline tutorial andmestruktuuride kohta ja siin on kogu see jutt, mis ma rääkisin, ka seletatud lahti, et igal elemendile vastab indeks ja siin on veel graafiliselt välja toodud, kuigi siin on vead sees, et näiteks siin on 10 elemendiline massiiv, aga allpool väidetakse, et on 8 on neid see. Ja milliseid operatsioone me saame massiivide puhul kasutada? Traverse, see tähendab seda, et me jalutame massiivi läbi ja trükime kõik andmed välja. Insertion tähendab, et me saame sinna massiivi lisada elemente, deletioniga eemaldame, search, me saame otsida massiivist mingi elemendi positsiooni ja muuta selle sisu, selle väärtust, selle andmeid. Ja siin on ka toodud loetelu erinevatest andmetüüpidest, mida saame massiiviaks kasutada, see loetelu ei ole lõplik. Ja nüüd järgmisena vaatleme algoritmi, kuidas lisada massiivi elemente. Nagu igal algoritmil on start ja lõpp. LA antud juhul on see massiiv ise. Massiivis on N elementi ja K on see positsioon, kuhu me tahame lisada. K on seega alati väiksem või võrdne kui N, sest isegi kui me päris lõppu lisame, siis K ongi N. Ja item on see, mida me lisada püüame. Ja algoritm ise näeb välja selline, et võtame kasutusele abimuutuja, see on mingi jooksev kursor J. Määrame, et selle väärtus oleks see massiivi elementide arv, kõige viimane positsioon, seega hakkame tagantpoolt ettepoole liikuma. Siis omakorda N-i muudame ühe võrra suuremaks ja nüüd kordame järgmisi samme nii kaua, kuni see jooksev kursor on veel suurem või võrdne võrreldes selle positsiooniga, kuhu me lisada tahame. Ja kopeerime ümber need andmed ühe koha võrra edasi ja J-i vähendame. Ja lõpuks, kui kõik need kaugemad elemendid on kaugemale nihutatud, siis paneme oma kohale selle uue elemendi. Seda me saame kohe proovida siin ka jälitustabeliga, ma ei tea, kas nüüd see oli see. Teeme mingisuguse näidise, siin on nüüd trennide kohta tehtud, aga meil olid mingisugused muud näited. Meil oli üks oli geocaching, siin on nüüd mängijate kohta näiteks saame teha massiivi. Alguse samasuguse.
siin alguses on meil 2 tegelast, üks on Ingo ja üks on mina. Ma olen praegu lihtsalt mina järgi. Ja nüüd me tahame siia 3. mängijat lisada. Kõigepealt, kelle me paneme 3. mängijaks? No kes tahab olla? Nii, kas kuhu millisele positsioonile me paneme? Kas päris algusse või Ingo järele? Ingo oli vana pole. Aga paneme siis päris algusse, siis me saame rohkem testida seega positsioonile 0. Esimene kordus on 0, me ei ole veel sinna sisse läinud. Hakkame siin möllama. J plus 1 on 3. Seega kohale 3 läheb see, mis on kohal 2. Kohal 2 meil ei ole praegu midagi. Kui N oli 2, ja ütlem 2. Mõnest me peaksime kohale 3 panema siis midagi, mida ei ole panna. J-i vähendame 1 võrra. J-i väärtuseks saab 1. Seda hindisime ei ole. Nüüd, kas J on suurem või võrdne kui K on küll? K on ilmselt 0. Seega kohale J plus 1, kohale 2, paneme selle, mis oli kohal 1. Seda mina. Ja J-i vähendame 1 võrra. Nüüd teine kordus. 0. J on endiselt suurem või võrdne kui K, seega 0. Ja kohale 1, paneme selle, mis oli kohal 0. Ja nüüd läheb J miinus 9. Seega see tingimus ei ole enam tõene. Me paneme kohale 0 selle uue itemi 0. Ja siin allpool on see sama algoritm teostatud C-keeles. Ja ma tõlkisin selle neljapäeval JavaScripti. Sõlki, mida tuleb suurem kõrgkaalu, kui K on 0 ja ütleb -1. Siis ta ei lähe enam sinna. Jah, siis on lõi. Jah. Siis ei ole see. Siis mis? Siis ei ole see, kui sa kutsid pole selle põhjusel, et oleks tõe. Okay. Kui siin on -1, siis see enam ei vasta tõele, seega jäetakse need vahele, minnakse siis siia. Ma ei kuulnud, et ma kuulnud, et see vasta tõele, siis ma ise vaatan kõik. Ja selline alamkataloog nagu Data Structures, tee endale ka see. Ja siin on 3 faili. Ma tegin array klassi jaoks 1 faili ja siis 1 controlleriga. Ja see, mida meil praegu vaja on see array klass, constructor ja insert meetod. Siin on rohkem neid meetodeid, aga neid teisi me praegu ei kaasata. Ja array controller, milles me paneme näidisandmed sisse ja saame testida seda insert meetodit. Ja index HTML, millesse me seome need mõlemad JavaScripti paljud ära. Tein nüüd oma kataloogis alamkataloog ka Data Structures ja tekita sinna massiivi klass või need 3 faili, aga ainult insert meetodiga. Siis sa saad reaalselt läbi testida.
ja iga klassi kohta eraldi fail ja HTML fail. Ütle veel. Iga klassi kohta. Jah. Räägin lühidalt ära ka, mis siin failis toimub. Üks on controller klass. See on selleks, et me saaksime teiste andmed sisse panna. Ja sellel on staatiline meetod load, mille me kohe käivitame ka. Ja siia tekitame mingi nimekirja, kus on praegust 5 elementi sees. Ja siis loome array tüüpi objekti. Array tüüp on siis siin, see class array. Ja jalutame selle toore listi läbi. Ja siia participants'i, mis on siis array tüüpi, lisame kõik need ükshaaval sisse objektina. Ja konsooli kirjutame välja kogu selle participants listi, mis on siis siin kõrval näha. Ja hiljem on siin veel üks juurde lisatud. Me näeme, siin erinevus on selles, et siin esimesel korral me oleme määranud ainult, mille me lisame, aga positsioon on määramata. Teise puhul on positsioon ka määratud. Ja kolm on, ja siin edasi rohkem ei ole. Et mina olen seda algoritmi täiendanud nüüd selle võrra, et kui me seda positsiooni kaasa ei anna, siis pannakse lõppu. Siis toimub ainult see rida, lastakse käima. Ja muul juhul siis on kõik nii nagu selles pseudokoodis, mida me vaatlesime. Mis teil siis on hinnete panemine juba või? Kes siin rääkimine kuulime praegu edasi? Ma sain aru, et teil on, olete läinud siin, te olete jälle surnud punktis või? Ma ei tea, me ei ole surnud punktis, me oleme mingisuguses miinuses, aga ma ei tea, kus see miinus täpselt pihta hakkab. Kas praegu see seltskond, kes on kohal, on, kas nad vähemalt 3 semestri lõpuks kätte saavad? Oota, mis tähendab 3, nendel on A või? Rahuldav. Nendel on A või? C, A, B, C, vähemalt C. Ei ole ju. C on jah, suurepärane, jah, tuleb meelde, jah. Meil on hindeline, tähendab 5, 4, 3 varianti. 2 on juba ebarahuldav võrdlevus. Aga õppekavas on 2 asja, A või A. See oli vist see, kuidas nimetati, mitte eristada. Tähendab, meie hindamissüsteemis on 2 on juba mitte rahuldav, 1. Kas teil oli, teil ei ole kõik ju mitte arvestusega? Kõik ei ole, et see ongi see tuleb. Võib-olla selles on siis see arvestatud või mitte arvestatud, jah? Ja siis vabandust. Ma tahtsin juba nagu rohkem neid astmeid. No olgu, aga ütleme, ma mõtlen seda, kas aasta lõpuni on võetud päeva või selle. Teil on järgmine esmaspäev ja ma saan rohkem ei ole. Täpsemalt 4,5 tundi. Nad on mures, nad on juba pikemat aega mures. Aga mis teie hinnangul paljusid välja arvestatud umbes tuleb? Et kui palju saad A tähe lõpuks minu hinnangul? Mina olen üldiselt teinud niimoodi, vähemalt teeme 15, et ma vaatan, kui vähemalt üks teeb ära, siis on asi jõukohane. Kui mitte keegi ei tee ära, siis ma vaatan nii palju tagasi, kuni jõuan sinnani, kus vähemalt üks on ära teinud.
aga kui see üks on, ma tean, et siin rühmas on keegi, kes on iseseisvalt tegelenud selle programmeerimisega. Teised on ju nullist alustanud, et no me alustasime nullist. No hea küll. Üks teeb ära. Siin ei ole selliseid, mitte ühtegi. Aga ütleme keskmise järgi on edasiminek või ei ole? No vahel nagu on, aga kui ma seda tänast sõnavalangut kuulsin, siis selgub, et nagu ei ole. Tähendab, no tavaliselt mõtteid. Ei no, point on selles, et kogu aeg tehakse asju kaasa, aga täna äkki umbes me ei tee mitte midagi. Sest me ei teinud kuni kella mingi 3-ni vähemalt mitte midagi. Ja miks me ei teinud? Sest me alguses installeerisime, siis täpselt teist arvutitega tegema, siis me istusime. Siis lõpuks mul istus Kopo ja Kopo viskas eest ära ja siis tulid sõnad välja. Nii. Aga niimoodi meil ongi iga kord. Siis kui mina nüüd jõutan vaikselt koha pealt, et midagi hoogu, siis ei tule keegi, siis kui kuuleb Gustav rõõgab. Siis kui Gustav rõõgab, et kurat keegi ütleb ja karu, siis on seda ju paus. Ei, aga ma mõtlen seda, kas sellest me oleme nüüd, on teil umbes ikkagi see ülevaade, et nad kõik mingist ühesõnaga punktist, kus nad stoppama jäävad, et nad siis abi saavad ja edasi saavad minna kuidagi. Ma saan aru, palju on neid, kes nüüd need abistavad käed on nende hulgas? Mis mõttes abistavad käed? No need, kellel on asi selge ja läheb sinna järgmise juurde, kes ei ole edasi saanud. Ma ei tea praegu midagi, siin täna nad väidavad, et mitte keegi ei oska mitte midagi, eelmine kord oskasid. No see on see ülesanne, mis meile antud, et see on liiga keeruline, ma jaoks mitte keegi ei oska veel liiga, aga on programmeerijast need. Ja tema ka ei oska. Aga kusjuures selles ülesandes on ainult need asjad sees, mis me oleme õppinud. Kõik muudest ma olen neile ette ära teinud. Küsimus on lihtsalt selles, et kui palju inimesed tegelevad iseseisva tõeliselt nende asjadega. Null. Aga kui palju me teeme aeglaselt rahulikult läbi kõigis järeldamistega ja nii edasi ja kui palju me kopeerime lihtsalt üritamisele nagu trükkides järele jõuda? Eks see ongi see, mis ma ütlesin, et iga kord, kui küsimus on, siis küsi. Ei, see oli kiirus, mul on üks hea näide, näiteks meil on juhkinud seda Accessit Aleksei Narvasteriga. Tema on jumala tõmmetud kõik lihtsalt ära, ta seletab, et kõik jumal on rahulikult ilusti lahti ja kõik oskavad seda. Siin tunnis on niimoodi. Esimene õppust näitab, siis proovime, siis kontrollime. Näitab, proovime, kontrollime. Siin tunnis on näitab, kontrollime. Tähendab, ma mõtlen seda, see aine juba iseenesest on ka raskem kui see aksessi õppimine, eks ole, et selles mõttes kas see latt äkki liiga kõrge ikkagi ei ole, ma mõtlen, et teil endal on ülevaade olemas, eks ole, kes on kohal käinud, kes midagi peab ju külge jääma, tehke lihtsalt. Lõpus ma ei oska midagi soovitada selles mõttes, et ei ole, see on jama, kui ei saa poolele rühmale näiteks arvestust panna, siis on juba õpetaja vastutab juba nagu selle eest. Et oodake, võtame asja rahulikult, te olete ka täiskasvanud, võtame asja rahulikult, et tegelikult need näidisülesanded, teil on ju kuskil need salvestatud ka kuhugi või te lihtsalt teete läbi ja siis läheb kõik jälle niimoodi kaoksi või? On teil olemas on ka kõik need? Jah. No geopeitus on olemas ja. Nüüd on see kopeerisime. Võtke ma juba. Aga see oli täpselt see, mis Gustav ütles praegu. Näitan ette, siis sa teed copy-paste sellest, siis sa muudad ja teed selle põhjal uue. No kui täna on näiteks tulemus 0, kuidas on võimalik näiteks meil saada selleni, et meil need, kes ikkagi on tunnis kogu aeg käinud, kes on kaasa teinud, kes on üksikuid häid, ilusaid ülesandeid näidanud, kuidas nad järgmine nädal lõpetavad ikkagi
mina ei taha öelda seda, et nii palju peab läbi saama ja nii palju see, aga ma tahan, mingid eeldatavad tulemused on. Arvate, et ka kõik 0? Ei, ma ei arva, et kõik on 0. Kui nad tänast ülesannet ära ei tee, et kui see on liiga raske, mis me järgmine nädal loota võime? Ei, ta kasvab mitmest asjast, seal ei ole ainult see üks asi. See on 19 punkti, kui ma õigesti mäletan. Ja üks asi on see, et ta peab töötama. No, kui ta töötab, siis vaatame neid teisi asju. Ja siis tuleb vaadata, kuidas sul on see HTML ja need asjad tehtud, et kõik need erinevad alad. Kuidas on üldjaotada, et kas see võib nõuda HTML ja CSS, kas see on nagu üks aine, mis meil teine on mingi algoritmi tehtud? Esimesed 3 tundi on veebikujundus, õigemini standardid siis ja 4 järgmist. Ehk siis 2 aine teist. Kaks aine. Kaks aine, siis see esimese aine, ma arvan, et sealt saab kõik arvastatud. Standardid, sellega ei ole probleemi. Selles oleme nagu inimesed aru, et selle oleme teinud, me oleme nende slaidide järgi tehtud. Lihtne inimesed saab kõik on tahtnud, aga see, mis on järgmine aine, see on nii laused. Tähendab, ma mõtlen seda, et aga mis saab siis, kui nüüd näiteks pooled ei saa järgmine nädal tehtud, mis siis teeme? Neil peab võimalus olema see asi lõpuni ju teha. Ei no pooled kindlasti, see pooled ei käi kohal. Aga nendest pooltest, kes kohal käivad, siis tuleb veel harjutada järelikult. Aga pooled, kes ei käi kohal, seal seas on minu meelest mõni oskaja paika või? Helgen peab Helmi näiteks, kes on ka juba loomunud. Ja. No ma arvan, Henri saaks kõigest aru, kui ta kohal käiks. Aga ta ju kord kuus käib. Kamila oli ka, kes sai aru, ja, Kamila tegi siin päris võimsa selle õunasüsteemi. Kes? Ja, Te peate järgmiseks tunniks, järgmine tund ongi ju, järgmine nädal on viimane need arvestuste väljapanemise aeg, eks ole ju. Viimased 4 tundi. Tähendab, ma mõtlen seda, et kes praegu tunneb, et ta ei saa, mis ta veel teha saaks, et järgmine kord ikkagi oma seisu parandada. No üks variant ongi see, et ega te nüüd enam edasi ei lähe, te teete ikka vanu asju veel nüüd. Uusi asju edasi enam ei võta. Kui me edasi saame minna, kui siin väidetakse juba päris fundamentaaltasandil ja seal mitte millestki aru on. Ja kui see info tuleb eelviimasel korral, siis me ei jõua ju väga palju sealt võtta. Ei, ma just seda kardangi, et enam ei ole ju mõteki uusi. Nii, oota. Ma ei taha teie seda aega enam rohkem raisata, aga ma mõtlen, et millega te mind maha rahustate? Ei olegi rahulik. Ma olen nende pärast väga mures. Sellepärast, et nad on ise mures, neid rühmi on vähe, kes muretsevad. Mõned on MS-15 näiteks. Nemad ei muretse kunagi millegi pärast. Miks? Tähendab, minu jaoks on see halb, kui nad ei muretse. Nemad ei muretse, sellepärast nad arvavad, kuidagi ikka saab. Aga nemad muretsevad. Sellest muretsen mina ka ütleme, et selles mõttes. Mina muretsen seda, et ma ei saa mitte midagi aru ja aeg on 3 kuud möödas. Ma tulin reaalselt seda jaastit ütlema siin. Aga äkki teeks siis nii, et järgmine nädal hakkame kõik asjad, tund on 4,5 tunnist ja lihtsalt ikkagi äkki saame juba 3 kuud ergi. Kas mingisugused, teil on neil võimalus näiteks nüüd järgmiseks nädalaks
iseseisvalt ka seal kõvasti neid asju läbi töötada või? Iga nädal on nüüd võimalus teha, kes seda kasutab. No ja küll, ütleme, olgu, kui siiamaani on natuke olnud. Aga ma mõtlen... Kas on täpselt sama asja, ma õpetan MM16 ja MM15. Kes ka ja kurdavad? Kes kurdab? No ma ei tea, küsin näiteks Eiko käest, kas tal on millegi üle kurda. Esiteks, kes on see ülejäänud, tuleb välja selgitada. Kui see ülejäänud on Brit-Marii näiteks, siis tema nüüd võttis ennast kätte. Varem ta lihtsalt passis, vaatas, kuidas Rasmus arvuti mängu mängib. Seal on sellised inimesed. MS milles? Ei, MM16. MM16, ma tean neid ka. Brit teeb hästi või? Ta teeks väga hästi, kui ta viisiks. Ja kui tal ei oleks neid distractionid, sellepärast on püüdnud neid distractionid kõrvaldada seal. Näiteks Rasmus ei saa enam arvutimänge mängida. Rasmus kes? Seal üks Rasmus on, ma ei mäleta, mis ta perekond. Perekonna nimi ja see eesnimisid tihti peal läksid. Rasmus on see värviliste juustega poiss, jah? Ja. Rästas. Tooges üldiselt nagu lennult jagab neid asju, aga midagi viitsi teha. Seda on igas grupis, aga ma mõtlen, nemad on nooremad, neid ei saa päris MS-i 16 võrrelda, aga ma mõtlen, et nemad muretsevad. Et ma mõtlen seda, et... Kas see MM15 on tegelikult ka? Siin on ju kõikidel X-i siin on 3 4 inimese rühmast on 3 ja 1 ja 5 ülemriisid. Täpselt. No kas see on okei? No ma räägin... See kajastab täpselt seda olukorda, mis seal on. 2-3 inimest teevad kaasa, ülejäänud lihtsalt toimetavad oma asjadega. Mitte keegi ei õpi. See on nii raske, et teemad neid arutada. Nagu kuidagi on läinud nagu... Nendel, see oli MM15, eks ole? Sest nendel on eelmine aasta 0-lis kõik. Aga kui seal on niimoodi, 302 on, ma istun siin, siia tuleb lepatrino, siia tuleb rebane, siia tuleb unicorn, teada, kes nad on? Ei, sa ei tea. Tean neid. Nii. Need on need, kes kõik asjad kaasa teevad. Nii. Ja siis tulevad sinna taha inimesed, kes mitte ühte asja kaasa, lihtsalt passivad. Nii. Aga tõstame välja. Midagi siis sa kuudjaks märkida minema tunnist, need noored. Ja siis MM16-ga on samamoodi, et see selskond, kes seal paremal on, kõik teevad asju. Sten, Markus, Eiko ja kui Alvin kohal on siis ka. Ja siis on järjest read, tegelevad seal erinevate asjadega, Georg Erik sealt püüab midagi teha, vahel teeb ka, siis Raiko hakkas nüüd tegema, Brit-Marii hakkas tegema, Anna Samanta aeg-ajalt. Aga siis umbes poole, Brit-Mariil tekkis just see küsimus, et miks need inimesed käivad siin kohal, kui nad midagi tee? Mina tõstan need inimesed uksest välja, kes kaasa ei tee. Väga lihtne. Siis saab teda füüsiliselt panna puudujaks ja töötab nendega rahus, kes teevad. Sest et need on ju täiesti, ütleme 5 inimest, kes ei tööta, need teevad su tunni pea peale ju löövad. Ütleme, see ei ole keskkoolibaasi rühma kohta, nemad, eks ole, võib-olla vaikselt tegelevad oma asjadega, kui ei saa kaasa teha. Aga põhikoolibaas, nad lihtsalt ju lärmavad, nad segavad su tunni andmist. Ainult see uksest välja, puudujaks kogu lugu. Ainult see töötabki, sest et hakata neid keelama ja moraali lugema, see on ainult oma tunni nahka paned, oma hea. Mina lähen nüüd minema, eks ole, saate edasi teha. Mis siis, milleni me jõuame? Šalenko, sa oled kohe üks see, mida õpetaja siin just rääkis. Nagu ilmutus. Teda ma olen kõige rohkem 5 korral näinud vist sellel aastal. On nii? No ühesõnaga ma loodan ikkagi, et ma tulen
tulin esmaspäeval uuesti teile siin. Tead, mida teiega teha, et kuidagi te kokkuleppele saaksite selles mõttes, et tempo, kas õpetab, me räägime omavahel, eks ole, selles mõttes, et õpetajal oli see, õpetaja ise ei saa aru, kui tempo on läinud suureks, kas te tunnete ikka täna ka, et tempo oli suur või? Nii et te peate kisa tegema, et õpetaja aru saab, sest et tihtipeale õpetaja ei saa aru, et on teie jaoks kiire, siis teete kisa. Me peaksime selle pilti võtma, et sellest aru saab teised ka, et me teeme seda kisa, et see päris pilti. Ega ta just salvestab, jah? Nüüd lähen ma kõige ära, katsuge, siis ma ühesõnaga räägime, homme saame veel kokku ju. Ma tulen ikkagi, teil on pandud tunniplaani kolmandase raha veel, aga ma tulen ikkagi, ma arvan, kui te homme olete ju seal samas. 10-12. Nii, ma rohkem ei sega. Head jätkud. Teeme siis nii, et 5 minutit on sul aega praegu, mõtled välja modifikatsiooni sellele ülesandele ja selle põhjal muudame siis ülesande püstitus. Aga kõik need asjad peavad sees olema, mis ma olen sinna õppetöö MS16 faili kirjutanud programmeerimise aluste kohta ja standardite kohta. Sellepärast, et sulle ei sobi minu ülesande püstitus, ma annan sulle võimaluse teha endale ise ülesande püstitus. Sa võid võtta sellest failist teha koopia, oma kataloogi, muuta seda vastavalt nii, kuidas sina pead seda õiglaseks. Jah, tulemus peab olema kasutaja ja otsimootorite sõbralik, sest muidu ei ole see pointi. Ja sinna tuleks siis sisse pookida see, mis on sellest programmeerimise alustust. Ehk muutujad, konstandid, tsüklid, funktsioonid, klassid, objektid. Tegelikult täpselt see, mis praegu ütleb, et ei oleks võinud olla seda täiesti kirjeldades sees. Et eesti keeles, kas nii saaks aru? Need küsimus on keeles siis, sellepärast, et ma olen elu sees JavaScripti silki konstanti kasutanud ja ei näe seal pointi. Aga sellepärast, et sa näitaksid, et sa oskad kasutada konstanti. Ma programmeerin serveri poolt PHP-s, eks ole, ja seal ma kasutan konstante. JavaScriptis on need täiesti pointless, aga me ei hakka PHP siin kasutama sellepärast, et meil ei ole aega selle jaoks lihtsalt. Sellepärast on JavaScript. Ja kuna siin ka toetatakse seda konsti, siis kasutame seda niimoodi. Mida see tähendab? Mida see siis annab? Mis vahet on konstandil ja muutujal? Mitte okei, vaid mis vahe on nendel? Kui sa mõtled sõnale muutuja ja konstantne, mida see tähendab? Just, mitte muutuv väärtus. Selle väärtust me mitte kunagi ei muuda. Ühe korra paneme, nii jääb. Muutujal me võime muuta seda väärtust. See on see vahe. Me kõik ostavad nimekirja ja siis selle põhjal teeme viimaseks 4 tunniks plaani. Aga konkreetsed asjad sinna sisse, mitte mingi, ma ei oska mitte sittagi. Ma vaatan seda, kas see on ülesanne, et ütleme, et okei, ma ei tea, mis see on. Või üleüldiselt. Ei no, näiteks klassidiagramm. No ma ütlen, et enne laupäeva ma ei hakka kindlasti tegelema, mul on see kaaskoolis vaja kõik asjad hinnata ära ja ülesandeid koostada. Selleks sa võtadki aja ja teed oma kataloogi copy-paste sellest ja kirjutad oma ülesande püstituse. Kui kirjutada eesti keeles lihtsate sõnadega, on see nii, kui minu kõrval seletab, et üldist seda lahti.
kas on nüüd selge, mis on kodune ülesanne kuni reedeni? Sa võtad copy-paste sellest ülesande püstitusest, mapping skills knowledge 2016-2018 HTML, CSS, UML, JS, teed oma Drive'i kataloogi seal MS-16 all. Ja siis modifitseerid selle selliseks, et see on sinu jaoks söödav. Igaüks teeb seda. Ja siis ma panen selle kompoti kokku. Ja pluss sa teed sinna nimekirja nendest asjadest, mida tahad õppida viimase 4 tunni jooksul. Kas see ülesanne siis on nagu, kui selle ära teeb, siis on nagu kulusid arvestatud? Ma saan niimoodi, see on nagu lõputöö. Gustav, mind absoluutselt ei huvita see, kus veel A-täht või ei ole. Mind huvitab see, mida sa teha oskad. Ja see on selleks, sealt ma näen täpselt ära, mida sa oskad ja mida sa ei oska. Niimoodi, et ta on sinu jaoks söödav, et sa oskaksid seda teha, et ta oleks sulle jõukohane. Arvestades sinu praegust taset. Et siis kui palju see esteetiline küsimus ka, kui näiteks ütlete, et veebilehel, kui on home, ei ole vaja, see on minu isiklik veendumus ja tegelikult kogemus päris paljudes lehtidega on see, et see võiks olla seal, sest minu isa ei mõtleks välja seda, et logo pealt läheb home veesilehte. Et siis sellised küsimused, kui tekivad selle programmi juures ka, et panen siis sellise näiteks, ütleme, et mul on vaja roosa kast lastaks ehitada, aga teile ütlete, et ma ei tea, see kast on liiga väike või ta on nimeliku koha peal, et kas see nagu mõjutab väga palju? Ma näitan sulle ei see funktsionaalselt tundub töötavat, ma siin paari asja testisin, aga kes ta oli test, keegi Katrin Viil. Nii, see on just tavaline laius.